Krimmi kaos jätkub. Kui tohutud tulekerad neelasid Kertši väina, sai Venemaa aru, et Ukraina sihib Krimmi elektrirajatisi. Venemaa võis sellest aru saada, kuid ta ei saanud midagi ette võtta. Okupaatorid on jäänud pimedusse, kuna Kertš on täielikus pimeduses. Ausalt öeldes harjuvad need okupandid sellega juba ära. Pimedus, kütusepuudus ja pidev Ukraina sõnum, et ainus tee Krimmist välja on sihtmärk, on muutunud normiks, kuna Vladimir Putin ei suuda midagi teha poolsaare kaitsmiseks, mis peaks olema Venemaa tugipunkt. Lahkuge kohe. See on sõnum, mida Ukraina saadab Krimmis olevatele venelastele. Midagi suurt on tulemas ja sa ei taha elada oma ebaseaduslikku elu Krimmis, kui see kohale jõuab. Kui tulistamine ja plahvatused raputasid okupeeritud Kertši piirkonda, hakkasid Vene võimud paanikasse sattuma. Ja niil ongi põhjust. Pärast päevi kestnud rünnakuid laevanduse vastu Aasovi merel, need rünnakud pole lõppenud, sihtis Ukraina elektrirajatisi ühes piirkonnas, mis võib olla põgenemisteeks sadadele tuhandetele Vene okupantidele, kes on Krimmi oma koduks teinud. Kyiv Post annab põhiteabe 15. juuli raportis, kus öeldakse, et kogu Kertšis teatati sel päeval täielikest elektrikatkestustest. See ei põhine ka Ukraina enda saavutuste kiitlemisel. Kertši administratsiooni nukujuht Ivan Košele oli oma rahvale halva uudise tooja, kui ta teatas. Kahjuks on vaenlase droonirünnaku tagajärjel Kertš täielikult ilma elektrita. Elutähtsad süsteemid töötavad varutoitel. Kõik linnateenused on kaasatud hädaolukorra taastamistöödesse. Täielikult ilma elektrita. Kui oli üks asi, mida suurkaitsja Putin pidi suutma teha, siis see oli takistada Ukrainal kunagi midagi sellist teha venelastele, kelle ta käskis Krimmi kolida. Krimmi Tuul Telegrammi kanal dokumenteeris paanikas Vene reaktsiooni Ukraina rünnakule. See ütles, et kanali tellijad, kes olid kohapeal Kertšis, teatasid, et selles poolsaare võtmetähtsusega piirkonnas oli kuulda valjusid plahvatusi, mis seda raputasid. Venemaa, olles kuude kaupa vaadanud, kuidas Ukraina droonid hävitasid tema arenenumaid õhutõrjesüsteeme, suutis näida tegevat vähe muud, kui paigutada mobiilseid tulegruppe taktikas, kus tulistati ja loodeti parimat, kuid see ei suutnud peatada rünnakuid Kertši elektrirajatiste vastu. Õige selle keskel üritas Venemaa samuti takistada propaganda õudusunenäo kujunemist. Sama Telegrammi kanal ütleb, et Venemaa peatas kogu liikluse Kertši sillal. Miks? Kas Venemaa kartis, et Ukraina hävitab lõpuks Kertši silla? Või soovis Putin veenduda, et ükski Krimmi okupeerija ei pääseks välja ega jõuaks Venemaa mandriosale, et rääkida teistele, mis tegelikult toimub poolsaarel, mis peaks olema Vene kindlus? Ükskõik mida Venemaaga ei üritanud teha, miski sellest ei aidanud. Lisaks Kertšile teatati elektrikatkestustest mitmes asulas Krimmi loode ja idaosas, teatab New Voice of Ukraine. Remondibrigaadid olid juba koha peal, teatab väljaanne, kuid pole võimalik öelda, millal nad suudavad elektri taas sisse lülitada. Ja isegi kui nad seda teevad, on Ukrainal alati rohkem droone, et remonditud alajaamu ja muud infrastruktuuri uuesti hävitada. Ja justkui sellest kõigest poleks Kertši okupantidele veel küllalt. Vene kontrolli all olev veefirma, mis teenindab Krimmi poolsaart, Voda Krima, teatas, et veesurve on 9 rajoonis vähenenud. Kõik Kertši elektrivõrku tabanud eriolukorra tõttu. Ei elektrit, ei vett, ei kütust, ei lootust. Selliseks on Ukraina muutnud elu paljude okupantide jaoks, kes uskusid Putini väiteid, et Krimmist saab luksuslik sihtkoht, mis ei saa kunagi Vene kontrolli alt välja langeda. Ja kõige selle juures pole Ukraina tsiviilisikuid otseselt rünnanud. See lihtsalt saadab ikka ja jälle sõnumi. Me teeme teie elu põrguks, kuni te mõistate, et on aeg Krimmist igaveseks lahkuda. Muidugi, igaüks, kes saab oma Ukraina sõja uudised Venemaa kaitseministeeriumilt, ei tea sellest kõigest midagi. Kui Krimmi nukuvalitsus sattus nii suurde paanikasse, et edastas oma rahvale isegi mingisuguse tõe, siis Venemaa kaitseministeerium tegi seda, mida ta alati teeb. Ei rata Ukraina edu ja teeselda, nagu teeks Venemaa õhutõrje oma tööd. Ministeerium väitis, et Venemaa õhutõrje tulistas alla 93 Ukraina drooni samal ööl, kui Ukraina halvatas Kertši elektrivarustuse. Droonide alla tulistamisest teatati Krimmi kohal, samuti Mustal merel ja Aasovi merel ning mitmes Venemaa piiriäärses piirkonnas, sealhulgas Kurskis, Brjanskis, Rostovis ja Belgorodis. Pea liiva alla. Venemaa väidab, et kaitse oli edukas, samal ajal kui Ukraina droonid põhjustavad Krimmis kaost.
Kaitseministeerium ei pruukinud tahta mainida ebamugavat tõde, et elektrikatkestused levivad üle ühe tähtsaima piirkonna Krimmis, kuid seal elavad inimesed ei vajanud ministeeriumi, et tõde teada saada. Nad vajavad, et Venemaa peataks selle, mis praegu kogu Krimmis toimub, eriti kui asi puudutab Ukraina rünnakuid elektrirajatiste vastu. Näete, see, mis just Kertšis juhtus, ei ole üksikjuhtum. Siin on mängus palju suurem pilt. Ukraina on juba nädalaid sihtinud Krimmi energiavõrku ning täiemahuline kampaania algas juuni lõpus ja juuli alguses, teatab Kyiv Post. Ukraina on järginud sama plaani, mida ta kasutab Vene naftarafineerimistehaste rivist väljalöömiseks. See ründab esmalt korra, siis mõne aja pärast uuesti ning Ukraina kordab neid rünnakuid, muutes remonditööd mõttetuks. Me nägime seda Simferopoli kombineeritud tsükliga soojuselektrijamas, kus Ukraina ründedroonid tabasid sihtmärke 3 eraldi õhurünnakus, mis viidi läbi 20. ja 25. juuni vahel. Need rünnakud käivitasid löökide laine, millest enamik sihid elektrijaamu, mis on sõlmpunktid tohutus võrgustikus, mis varustab Krimmi elanikke elektriga. Rünnakutest energiasüsteemile ja pidevatest elektrikatkestustest üle kogu Krimmi on saanud lihtsalt osa elust okupantide jaoks pärast Putini ebaseadusliku 2014 aasta ülevõtmist, uskudes, et nad tulevad Vene rivierasse. Isegi 15. juuli tõi endaga kaasa veelgi rohkem valu. Kui Kertš maadles pimedusega, ründasid Ukraina droonid ka Balaklava soojuselektrijaama Sevastopolis, mis on samuti varem rünnatud sihtmärk. Ukraina erioperatsioonide jõud teatavad, et selle operatsiooni jaoks aitas neid vastupanu liikumine koha peal, mis hävitas elektrijaama masinahalli ja tõenäoliselt kahjustas jahutussüsteemi, mida kasutab üks Siemens Sergeant 5-2000T turbiinidest selles masinahallis. Siemens on Saksa ettevõtte. Saksamaa on üks paljudest riikidest, kes on Venemaale sanktsioonid kehtestanud. Kui Siemensi valmistatud seade, mis hoiab Krimmis elektri voolamas, hävitatakse, on Venemaal väga raske leida vajalikke varuosi remondiks. SOF ütleb sama, väites, et see üksik löök, mis tabas tehast, mis Kyiv Independenti andmetel varustab kuni 50% Krimmis kasutatavast elektrist, on põhjustanud nii palju kahju, et remont võib võtta 2–5 kuud. Ja see ongi asja mõte. Kui rünnata täpselt, on Venemaal käes suured probleemid. Need löögid on avaldanud täpselt seda mõju, mida Ukraina soovib. Pärast Simferopoli tehase rünnakuid oli Krimmi nukuvalitsus sunnitud kuulutama Sevastopolis välja eriolukorra. Ära alahinda, kui oluline see on nii moraali kui ka propaganda seisukohalt. Krimm peaks olema Venemaa kindlus, kroonijuveel, mis sümboliseerib Venemaa üleolekut Ukraina üle. Ja kui Putin saaks oma tahtmise, oleks see esimene samm Ukraina territooriumi täieliku annekteerimise suunas. Krimmi kaudu pidi kogu Venemaa sissetung Ukraina ida- ja lõunaossa toimuma ning mõnda aega see ka toimis. Aga nüüd valitseb poolsaarel paanika, sest elekter kaob, kütus saab otsa ja Ukraina droonid ei lakka tulemast. Ukraina võib nende rünnakute üle uhkust tunda, kuid tegelik kahju tabab Putinit ja tema enda loodud kuvandit Vene rahva kaitsjana. Pole ainult Kertš ja Sevastopol, mis peavad toime tulema elektrikatkestuste ja paanikas nukukuberneridega. 13. juulil avaldas UKRI Inform, et elektrikatkestused Krimmi Žankoi rajoonis on kestnud terve nädala järjest. Ukraina strateegia ei kahjusta ainult Vene okupante. Krimmi tatarlaste Metšliise esimees Rafat Šibarov selgitab, et ka need, kes toetavad Ukraina asja, kannatavad selle all. Siiski ütles Šibarov, et see on raskus, mida tuleb taluda, sest lõppeesmärk on Krimmi vabastamine, et elu muutuks paremaks kõigi jaoks, kes on alates 2014 aastast Vene rõhumise all elanud. Me tunneme siiralt kaasa kõigile Krimmi elanikele, kes ootavad poolsaare vabastamist Vene barbarite käest ja on sunnitud taluma uusi raskusi, mille on põhjustanud Vene okupatsioon. Me täname neid selle eest, et nad pole lootust kaotanud ja on jäänud Ukrainale truuks hoolimata kõigist raskustest ja repressioonidest, ütles Šibarov sõnumis, mis oli mõeldud julgustama Ukraina toetajaid kindlalt vastu pidama. Te suudate sellest läbi tulla. Ja tunneli lõpus paistab üha laienev valgus. Samal ajal on Kertši rünnakud, mis on toonud kaasa veelgi rohkem elektrikatkestusi, kõik mõeldud Venemaa õõnestamiseks. Krimmi kontrolliv võim on kaotanud oma kontrolli. Nagu erioperatsioonide väed ütlevad, kahjustab elektritootmisrajatiste ründamine Krimmi silla peal oluliselt Venemaa Föderatsiooni armee ründe- ja kaitsevõimet, vähendab selle operatsioonide tempot ning logistilise toetuse vastupidavust. Samal ajal, kui okupandid kardavad pimeduses oma tuleviku pärast, sunnitakse Ukraina mandriosa rindel sõdureid rünnakutele, kuigi neil puudub vajalik toetus.
Seda toetust ei tule. varud ja sõdurid on Krimmis lõksus ning nad kaovad päev-päevalt. See on tõsine probleem Putinile. Kuid selle probleemi taga peitub veel üks küsimus. Me puudutasime seda varem. Ukraina viimaste elektrivarustust katkestavate rünnakute asukoht on väga oluline. Aga enne kui me selgitame, miks see nii on, tuletame meelde, et te vaatate saadet The Military Show. Kui saate sellelt kanalilt uusi teadmisi, siis vajutage nuppu telli ja lubage teavitused, et näha, mis meil järgmisena tulemas on. Kertš ei ole lihtsalt mingi tavaline piirkond Krimmis. See on üks tähtsamaid piirkondi poolsaarel lihtsal põhjusel. Kertš ja sild, mis ühendab Kertši Venemaa mandriosaga, on ainus tee, mida enamik okupante poolsaarele sisse või sealt väljapääsemiseks kasutab. Iga kord, kui Ukraina korraldab rünnaku Kertšis, olenemata sihtmärgist, saadab riik sõnumi, et ainus sild poolsaarelt välja võib olla sihtmärgiks igal ajal, kui Ukraina seda soovib. See on muidugi ka varem sihtmärgiks olnud. Aga nüüd on Ukrainal tulejõud olemas ja Venemaa kaitse on nii nõrk, et üksikud rünnakud silla vastu võivad areneda kampaaniaks, mis hävitab silla jäädavalt. Kui see juhtub, jäävad okupandid lõksu põrgusse, mille nende juhi läbikukkumine on loonud. Ukraina tegutseb väga sihikindlalt, rünnates kõike Kertšis peale Kertši silla. Mehitamata-süsteemide vägede komandöör Robert Provdi tegi selle väga selgeks 14. juulil vahetult enne rünnakuid, mis jätsid Kertši ebaseaduslikud elanikud pimedusse. Krimmis pole kütust ja ma tahan teile öelda, et seda ei tulegi, hüüdis Provdi lisades. Me katkestame juurdepääsuteed, mitte väljapääsuteid. Me ei puutu Kertši silda. Las nad lähevad sealt läbi. Las need miljonid lahkuvad selle väikese silla kaudu tagasi oma Venemaale ja sõidavad kuhugi kaugele. Uuralite taha, et elada rahus. Provdi ja Ukraina teavad täpselt, mida nad siin teevad. Hoiatus on üks asi. Krimmi okupantidel oleks tark seda kuulda võtta. Aga see, mida Ukraina tegelikult tahab siin luua, on koht, kus tuhanded ja tuhanded okupandid üritavad meeleheitlikult põgeneda üle Kertši silla. Me rääkisime varem propagandavõitudest. See oleks suur võit. Miski ei kahjustaks Putini kuvandit endast kui Venemaa tugeva kaitsja ja liidrina rohkem kui tema enda inimeste põgenemine Krimmist oma elu eest. Ja ära unusta, et need inimesed peavad kuhugi minema. Nad saavad põgenikeks sõjas, mis ei pidanud kunagi Venemaad puudutama. See kahjustaks veelgi Putini mainet. Ja need, kes Krimmist põgenevad, räägiksid lugusid lakkamatutest droonirünnakutest, kütusepuudusest, elektrikatkestustest ja Venemaa kaitse täielikust läbikukkumisest nende kaitsmisel. Ja kui see võib juhtuda nendega, võib see juhtuda ükskõik kus Venemaal. Just sellise sõnumi nad kaasa toovad. See on surve Putinile. Sõda tuuakse Venemaale koju kätte. Ukraina hoiab survet peal. 17. juulil teatas Kyiv Post, et Ukraina on saavutanud järjekordse eduka löögi. Seekord raudteeselme vastu piirkonnas, mis on osa Venemaa Krimmi logistilisest võrgustikust. See löök põhjustas tulekahju raudteesölmes, mis asub Kertši silla lähedal. Jällegi saadetakse sõnum. Tulekahjud liiguvad aina lähemale, samuti ka rünnakud. Lahkuge kohe, muidu muutub sild ise sihtmärgiks. See kõik ei peatu. Mõned võivad kahtluse alla seada Ukraina tegevuse moraalsuse, kuid tasub korrata, et Ukraina ei ründa otseselt tsiviilisikuid. See on käik, mis on omane Putini, mitte Ukraina tegevusviisile. Tegelikult paljastab Ukraina selle, et Putin müüb Krimmi venelastele kui luksuslikku sihtkohta, püüdes varjata tõsiasja, et Venemaa on muutnud Krimmi tohutuks sõjaväebaasiks, mida kasutatakse Ukraina ründamiseks. See on vaid õhuke legitiimsuse kiht, mis on tõmmatud järjekordsele agressioonivahendile. Ukraina endine kaitseminister Mihhailo Fedorov toob selle välja, märkides, et Krimm on sisuliselt muutunud venelaste sõjaväebaasiks, mis võimaldab neil jätkuvalt okupeerida meie riigi lõunaosa ja viia vägesid ida poole. See on oluline mõista, kui arvestada, miks Ukraina praegu Krimmi sihib. Poolsaar ei ole mingi süütu territoorium, mida tabavad kütusepuudus ja elektrikatkestused. Ja 100 000 Vene okupandid tunnevad seda valu. Kuid ärge unustage, et Krimmi kasutati esialgse Ukrainasse tungimise lähtealana. Venemaa üritab seda endiselt kasutada logistilise sõlmpunktina, et varustada Ukraina mandriosa, ja hinnanguliselt on poolsaarel umbes 50 000 sõdurit. Venemaa Krimmi okupeerimises ei ole midagi süütut. Ukraina on selle fakti paljastanud ja kavatseb jätkuvalt kasutada ära eelist, mille ta endale on loonud. See, mida me just nägime Kertšis, on osa palju laiemast kampaaniast ning Ukraina annab selgelt mõista, et Krimmi ootab ees midagi suurt, millega Venemaa hakkama ei saa. Võib väita, et midagi suurt on juba kohale jõudnud.
Al Jazeera teatab, et Ukraina mitmekuulise töö viljad Krimmi isoleerimiseks on juba küpsenud. Väljaande sõnul hoiab Ukraina poolsaart sisuliselt tule all, mis võimaldab Ukrainal Krimmi üha sügavamale juba olemasolevatesse elektri- ja kütusekriisidesse suruda. Nukuvõimud ei saa selle vastu midagi teha. Kuigi Putin üritab ja sageli ebaõnnestub abi Moskvast saata, ei suuda need võimud isegi normaaloleku taastamise ajakava koostada. See, mis Krimmil praegu ongi uus normaalsus. Ja lisaks rünnakutele Krimmi enda vastu süvendab Ukraina tekitatud probleeme, rünnates laevu Krimmi ümbritsevates vetes. Varilaevastik, mis hoiab Krimmi elus, on nuppumas. 13. juuliks oli pidev igapäevaste rünnakute laine varilaevastiku naftatankerite, varustusaluste ja parvlaevade vastu, mida Venemaa kasutab varustuse transportimiseks, viinud selleni, et liikumine Kertši väinas oli praktiliselt peatunud, väidab Pravdi. 16. juuliks oli Ukraina rünnanud Aasovi ja Mustal merel 147 tankerlaeva, millest 117 olid varustustankerid, mis toimetasid kütust Krimmi. Need rünnakud täiendavad logistilist blokaadikampaaniat Ukraina mandri osas, teede, sildade ja veokite vastu, mis toovad varustust ja kütust Krimmi maismaad teid pidi. Kütus on tanklates otsa saanud ning elektrikatkestused muutuvad pikemaks ja katavad suuremat osa Krimmist kui kunagi varem. Ja see kõik tekitab Putinile kaheosalise probleemi. Esiteks on Krimmi tugipunktist saanud üks Venemaa suurimaid nõrkusi. Elektrikatkestused. Kertšis on vaid sümptom haigusest, mis närtsitab Krimmi. Massiline militariseerimine ja majanduslik lõimimine Venemaa mandriosaga andsid vale mulje, et Krimm on haavamatu. Aga nüüd on see Venemaa jaoks rahaneelaja. Kõik, mida Putin teha saab, on aina püüda poolsaarele kütust, sõdureid ja varustust saata. Kui need varud kohale jõuavad, kui üldse jõuavad, on nad isoleeritud. Ukraina ründab neid. Venemaa kulutab rohkem raha varude saatmisele. Ukraina ründab neid jälle. Krimmi pumbatakse miljardeid, kuid see on endiselt kõige haavatavam Venemaa poolt okupeeritud Ukraina piirkond. Sõda, mis algas Krimmiga, lõpeb samuti selle poolsaarega. Ja Vladimir Putini jaoks seisneb tema teine probleem tema usaldusväärsuses. Oleme sellest juba rääkinud. Vladimir Putin peaks olema suur kaitsja. Alates 2014 aastast on Vladimir Putin rääkinud venelastele, et Krimm kuulub neile ja Ukraina ei saa selle vastu midagi teha. Kõik, mida me praegu näeme Kertšis ja mujal poolsaarel ning selle ümbruses, on tõestanud, et Vladimir Putin on valetaja. Nagu Jason Corcoran kirjutas 16. juuli arvamusloos ajalehes Moscow Times, tundub, et Ukraina on mõistnud midagi, mida lääs alguses ei märganud. Ukraina ei pea ilmtingimata Krimmi homme vabastama, et Putinit nõrgestada. Kui Ukraina suudab järjekindlalt suurendada poolsaare hoidmise sõjalisi ja majanduslikke kulusid ning samal ajal hävitada selle kui Venemaa näidiskuurordi maine, lakkab Krimm olemast vara ja muutub koormaks. Iga kütusepuudus, tühistatud puhkus ja kahjustatud depoo õõnestab seda kuvandit, mida Putin 2014 aastal venelastele müüs. Ja see ongi kogu mõte. Okupandid, kes ei saa muud teha, kui vaadata, kuidas elektrikatkestused levivad ja tanklad tühjaks saavad, on saanud pettuse osaliseks. Nad näevad nüüd läbi Putini valede, isegi kui nad ei tunnistaks seda kunagi avalikult kättemaksu kartuses, kuid seda ei saa eitada. Krimm pidi olema Putini krooni pärl. Nüüd on sellest saanud silmus Vene juhi kaelas ja ta ei saa seda silmust eemaldada, ilma et paljastaks Venemaa tõelist nõrkust. Mis puudutab Kertši, siis elekter on ära ja rünnakud jätkuvad. Aga sild seisab endiselt nii kaua, kui Ukraina seda lubab. Kui kaua Ukraina jätab okupantidele nende põgenemistee alles, on nüüd suur küsimus. Putini sümbolismil on vaid piiratud jõud. Kertši silla blokeerimine, nagu Venemaa tegi pärast Kertši rünnakuid, tekitab ainult rohkem viha. Krimmis valitseb kaos ja see kaos on vabastamise võti. Oleme selles videos käsitlenud üht rünnakut ja andnud analüüsi Ukraina strateegia kohta, kuid et saada tõeline ettekujutus sellest, millega okupandid Krimmis silmitsi seisavad, on vaja rohkemat. Palju rohkemat. Ja meil on see olemas selles kokkuvõtlikus videos, kus paljastame Putini Krimmi katastroofi tõelise ulatuse. Vaadake seda videot juba täna, et näha, kuidas Krimm laguneb, ja siis tellige The Military Show, et ei jääks ilma meie igapäevasest kajastusest Ukraina sõja viimaste arengute kohta. Ja aitäh vaatamast!